Tere kuulama uudiseid, stuudios Rohke Develak. Valitsuses on ettevalmistamisel võlaõigusseaduse erinevate osade muutmise seadus. Peamiselt puudutavad muudatused laialt levinud võlgu elamise reguleerimise kõrval ka esmakordselt võlgu suremise erinevaid tahke. Paljud inimesed ei jõua kõik oma kohustusi elu jooksul täita ja seetõttu toob see kaasa järeltulijate võlgu sündimise. Muudatuse kohaselt on võlgu võtnud inimesel nüüdsest keelatud ära surra või kui ta seda teeb, siis etapiviisiliselt iga kuu natukene ja sellele lisanduvad intressid. Et välistada olukord, kus inimene ei maksa elamise ajal oma võlgu ära, tuleb seaduse muudatuse kohaselt kehtestada olukord, kus võlgu võtnud inimene ei ela ega sure. Ehkki kohtutäiturid leiavad võlgniku kas või maa alt üles, on kergem elamise ja suremise vahepealses seisundis oleva inimesega maksetes kokku leppida. Ületöötamiskassa annab teada, et alates tänasest on kõikidel töötajatel võimalik soovi korral teha puhkuseampse ja nii säilitada töötasu kui ka saada puhkuseraha. Ületöötamiskassasse on kogunenud 100 miljoneid eurosid, mis makstud sinna aastakümnete jooksul aina ja pidevalt ületöötanud inimeste poolt, kes ei ole kunagi käinud puhkusel või on puhkuse ajal alati teinud mingit tööd, et ots otsaga kokku tulla või viia ellu perele vajalikke projekte. Puhkuseampse võib kalendrikuu jooksul olla 8, kuid mitte rohkem kui tund aega korraga. Puhkuseampsude liiga kergekäeline kasutamine võib lõpuks puhkuse mekki inimesele suhu jätta ja ta otsustabki kogu puhkuse täies ulatuses välja võtta. Massiline puhkamine ongi juba märgatava osa ühiskonna seas tooni andmas ja ülepuhkamiskassagi töötab suure koormuse all. Riigikogu pressiteenistus aga annab teada, et soodsate ilmastikuolude tõttu hakkab Riigikogu täna raha tuulde loopima. Üritus algab kell 12 ja Pika Hermanni tornist loobitakse tuulde 2,6 miljardit eurot, soodsa tuule korral rohkemgi. Katuseraha on saanud viimastel aastatel palju kriitikat ja parlamendis esindatud erakonnad on otsustanud selle raha tänasest alates läbipaistvalt ja kõigile arusaadaval ja nähtaval moel inimesteni viia. Raha adressaadi valib nüüd puhas juhus ja nii ei saa poliitikute ilusat žesti enam ka mõjuvõimuga kauplemiseks nimetada. Ja uudiste lõpetuseks ilmast. Ilmajaama andmetel on täna Eestis valdavalt pilves selgimistega ilm. Õhtupoolikul võib Põhja-Eestis hakata taevast tulema väikeseid poisse ja pussnuge. Sotsiaalmajandusliku kliima tõttu aga võib väikeste poiste pilv ka seekord siiski Eestist mööda minna. Eetris olid uudised.